Ano, mis sa teed kuuse all? Ano. Magan ja jäta mind rahule. Okei. Kas sa oled purjus? Aia! Aidnu, kas sa oled joonud? Kas sa oled joonud? Vaata silmadesse. Ja ma võtsin mingi paar puudelit, ma ei mäleta enam mitu tükki. Mida? Õllud vist või oli see viin, ma ei mäleta. Tere YouTube, siin on teiega jälle Hani ja täna on Hani lemmik 3. osa ja täna ma räägin teile oma 3 lemmikust õlusnäkist. Õlusnäkk on see, mis käib õlu kõrvale. No alustame siis proovimisega, see pole õlu, see on mingi kvass ja alustame siis. Alustame pudeli lahti tegemisest. Niimoodi tuleb pudeleid avada, see on õige teema. Muidu ei porska see siit välja. Proovime. Maitse. Kui ma seda jõin, siis kui ma jõin seda, siis nagu huuled nagu jääksid siia nagu vastu, nagu kui sa nagu paned siia posti vastu, huuled jäävad sul kinni. Aga maitse selline, mulle meeldivad sellise klassikalise kalja, kus on natukene selline nagu make maitse, pole soola ja selline tervislik, natukene ka alkoholi. Proovin veel korra. Nii hea, nagu kui see mul suhu siia saab, siis see nagu hakkab mul siin lahustuma ja siin nagu kui see jõuab korralik. Jam. Ja nüüd alustame siis snäkkidega. Ja 3. kohal on mul Bombsticks krõpsud. Teeme lahti. Kolmandal kohal on nad sellepärast, et nad on tegelikult ikkagi päris head, aga tahaks pisut rohkem maitset. Aga maitset siin olid ikka päris head, selline korralik, nagu paned nagu tahad nagu porgandi ja paned tipikastmesse. Need on ikka tegelikult päris head. Midagi sellise sarnase maitsega nad olid seal. Ja seal on suht palju neid krõpse väikeseid, mida saad näks, korralikud snäkid. Ja hind on täitsa suht norm, seal mingi 50 senti seal sinna kanti kuhugi, täitsa odav. Ja teisel kohal on mul siin mingi üks asi on seal, siin on õllesiga. Sigar. No vahet pole. On küll. Korralik sigareto. Teisel kohal on nad sellepärast, et nagu sobib väga hästi õllesnäkiks, sest siin on kirjad õllesigar. Korralik õllesnäkk. Nii. Maitse oli seal palju parem kui see nendel krõpsudel. Nad olid sellised korralik vorsti maitse, selline soolane, sibulane. Mulle väga maitseb sibul. Ja sibul küüslauk nendel maitse suht sarnane muidu. Ja maitses nagu liha. Kõik vorstitooted on põhimõtteliselt tehtud lihast ju. Siin on minu tõmmatud sigareto.
ja esimesel kohal on minu arvates kõige parem õllesnäkk. Ja selleks meil on Rakvere kuivatatud lihasnäkk. No, kogum ära. Läksime. Seal on inimesed. Ohoi. Esimesel kohal ta on sellepärast, et nagu kui ma seda söön, eks ta on selline mõnus, selline kuiv nagu ja kui ma seda söön, see on nagu närid seda hästi kaua ja sul tuleb nagu selline, nagu sealt sees tuleks nagu selline mahl või mingi maitse välja ja see on nii hea, see nagu kohe sulab su suus ära. See on nagu peaaegu sarnane nagu kuivatatud kalaga. Ja boonus on see, nagu see, kui sa seda sööd kaua, eks see nagu näed, see rahustab sind. Ja liha, ma saan üsna tihti liha mingi 1-2 korda nädalas. Ja ei meeldi sellepärast, et see on hirmus kallis, seal mingi 2-3 eurot, ei mäleta väga. Aga tasub osta. Ma kasvu jostaksin neid 100 tükki ja siis lähen sellega reisin ära. Elab terve aasta üle. Noh, sellega meil siis video läbi. Head aega.